1, 2, 3. 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, tere. Nagu valatult ju. Nagu mul oleks sätted jäetud, nagu mul oleks kahekesi viimane kord lindistanud. Nii, ma teen endale alguseks, et elu lihtsam oleks ühe selle ka. Nii. Siis ma tean ära, see oli palju valjem, parem tuli. Mind pandi, me tegime koomikud ja küsimused seda salvestust ja siis võtterühm käskis minul teha seda plaksu ka alguses. Neil ei olnud seda fancy, seda klõksu on ju. Aga siis nagu publik ja isegi Kaspar nagu neid ei olnud informeeritud, et ma pean seda tegema. Ja siis oli iga kord, kui Kaspar hakkas episoodi sisse tegema, ei, oota. Nagu see publik vaata, kui mitte seda teed. Ajad on ikka nii raskeks läinud, vaata, et sul ei ole isegi enam seda klõpsu asja. Kõike peab tegema tänapäeval ise. Production välja, noh. Aga nägi hea välja, see Kidrakuur on nagu hea venue. Et soovitan kõigile, nad olid nagu ise väga, väga toredad seal kõik, on ju, kõik aitasid teha. Ja lihtsalt mõnus, et sinna tuleb ise võib-olla tooli juurde viia, aga soovitan mingi kontserdile sinna siis ei ole tooli vaja. Seal on päris palju muusikat ka. See on seal bussijaama kuskil juures siis. Täpselt, otse see bussijaama taga, see kus taksod muidu reas on, kui sisse tulevad bussid on. Seal taga on see maja, kus vanasti oli kasiino ja värki. Ja seal on mõnus siukene. Väga mõnus, väga teistsugune vibe, nagu hea vibe on ka. Kaks korrust ja mõnus. Ja see on ka huvitav selline, see lava on nagu veits kõrgendatud ja see on kuidagi niimoodi, et kui sa oled lava peal ja keegi on teisel korrusel, sa räägid nendega peaaegu nagu oleks samal tasandil. See on nagu kõik nad on sul nagu lähedal ja kõik on nagu seal samas, et see on siuke väga, väga cool. Okay. Et see põrand on nagu augus ja siis see teine on nagu samal tasemel. Et see on nagu cool. Nii, aga ma teen alguse ja siis teeme episoodi või? Tee see lahti. Täna ma teen, eks te ise heli järgi saate aru, millega ma teen. Nagu, külapoe müüja on vaikselt ja rahulikult saatuse õunapuu ajaõunadest tühjaks raputanud, sellepärast see sügis ongi käes ja kaua sa ikka jaksad neid sealt põrandal maast korjata. Nõnda on ka tänane episood alanud. Mina olen nagu ikka Karl-Alari Varma ja minuga siin stuudios nagu ikka Hardo Asperg. Hei. Kas sulle on juba õunu pakutud või? Ei. Õnneks mitte. Õunad on sellised poest väga lihtsasti ostetavad asjad, ma ütleks. Ja mõned lähevad väga... Üldse ei kukkunud mikrofon praegu? No. See nagu väga... See on nagu hüppas ise sealt välja. Nii. Ma ei saa aru, kuidas füüsikaliselt võimalik oli üldse, et nagu mis... ei tundunud nagu, et sa oleks seda rebinud või midagi. See nagu hydrauliliselt nagu keegi oleks saanud surve õhuga. Ma ei ole kindel, kas sa isegi vastu läksid sellele, et ise hüppas välja. No jaa, aga ma olin vähemalt siin olemas. See ei suuda enam. Ma ei taha enam kuulata. Oleks välja hüppanud, siis vaikselt roomanud selle stuudioukse poole. Trepist alla pika kohvikusse. See mikker saab seda teha küll nagu. Jaa. Veits nagu niisugune. Ta ongi sentient. Nii palju asju kuulnud, Miikel on sellega asju teinud. Niimoodi see evolutsioon hakkab. Esimene kala hüppas ka niimoodi sealt veest liiva peale. See oli praegu, ma peatasin AI ülevõttu maailmale. Mina olin see kaitselüli. Oleks ma teda mitte siia auku tagasi pannud, ta oleks nagu edasi rünnat. Mingi aasta pärast oleks kõik, kõik oleks surnud. Öösel mikrofonid peksavad surnud. Samamoodi ülevad all. Krõnks. Tuumapommid kukuksid. Skynet oleks väga teistsugune. Lihtsalt hoidsid ära praegu kõik selle. Võite mind tänada. Öelge kommentaarides, aitäh. Näete mind kuskil show, lööge lahti. Aga no või, aga nagu siin ma saan aru, et nagu see tänu on siiras. Nagu selles mõttes. Kuskil erashow'l. Kuule, me mõtlesime maksma ei hakka, aga sa ütlesid, et kõlbavad ka teised vahendid.
no jah, tehniliselt. Jaa, meil, ei selles suhtes, meil firma juht ise isiklikult tuleb, teeb, see on suur au, see on tegelikult paremgi kui raha. See on meie Baltikumi ja Skandinaavia piirkonna juht. Meil on hästi palju juhatuse liikmeid, kes peale seda, kui CEO on sul lahti löönud, on nõus seda riista nagu imema pärast, sest see on tema käest läbi. Nii et tegelikult isegi parem. Tegelikult isegi jah, tehniliselt see peaks meile peale maksma. Tead, kui keegi tuleks selle pakkumisega, ma mõtleks selle peale. Ma ei tea, kas see on legaalne. See on ikka hall ala. Teenuse vastu. Maksuamet ei näe siit midagi. Tollest tehingust, oleme ausad. Mina teen stand-upi, tema lööb mul lahti. See on niisugune väga naturaalmajandus. Kuidas sa selle pealt sealt mingit käibemaksu või midagi võtaksid üldse? Natuke jobipurki ja maksuametnik tahab ka veits katsuda. Ütleme, et kui seda minna splash zone olla. Et kui firma juht lööb sul nagu 10 korda lahti, siis maksuamet tahab 2 korda või midagi. Ma mõtlesin, mis see protsent on? Ma mõtlesin rohkem seda 2,6. Firma juht nagu lööb mul lahti ja siis ma pean maksuametniku näole tulema. Midagi tema saab nagu selle lõpp-produkti endale. See, mida lõpuks riik tahab meie töövaeva endale saab. Aga siis ainult osaliselt ma eeldan. Jah. Mingi protsendi sellest. Veerand jobist. Jah. See tunduks nagu, et see on kooskõlas. Euroopa seadustikku. Seadusandlusega. Ja ma ei näe ka siin ühtegi probleemi. Kui just mingi uus valitsus või keegi ei muuda jälle neid protsente. Siis tuleb ümber õppida. Iga aasta 2% jobi juurde. Jälle. Minus ei ole nii palju. Jobiflatsioon on väga tõsine asi. Väga tõsine probleem. Minus ei ole nii palju, Ma jään vanema. Kogu aeg mul paagi tühjana hoiavad, kus mul saab juurde tulla. See jobi ei tilgu alla, see tilgub üles ainult. Top 1% kätte, üha rohkem oligarhide kätte, kõik need Linnamäed, Pruunsillad. Need lihtsalt joovad siis kõik jobi ära. Keskklassile, vaesele inimesele ei jäägi midagi. Ma pean kondoomi lakkuma. Saad sa aru, et mõnigi piis kätte saada. No varsti need konservatiivid keelavad kondoomid ka ära, vaata, siis sa ei saa isegi oma jobi endale hoida. See on kurb. See on kõik jah, selline läbimõeldud plaan, kuidas rõhuda jällegi tavalist tööinimest, samal ajal kui siis oligarhid, puugid ja kümblevad jobis, parasiidid, meie jobist. Oota mõelda. Me jõuame jälle kapitalismini. Eelmine episood. Miski ei ole päästetud. Nobody is safe. Mul ma ise vahetan teemat vist. Mul on tunne, et ma peaksin. Ma hetkel, mis minu elus muidu toimumas on, tegelikult tead, rääkides sellest jobist, mul tuli üks teine asi meelde hoopiski. Sest lihtsalt ajus parkis, sest vaata jobi kasutatakse suht palju tegelikult, aga mingi arvatakse, see on näonahale hea ja siukene teema on ju, tervislik. Aga see läheb rohkem sinna Hiina meditsiini poole. No see on ka pigem mingi vaala ja mingite nagu teiste elukate oma on ju, et inimesi oma pigem mitte või? Inimeste oma vist peaks ka olema samamoodi, seal on mingi ensüüm peal või mis sees või mis iganes asi. No ma ei tea ka, see kõlab täpselt nagu, et ma ei taha nagu rikkuda mingitel nagu kuskil pereisadel nagu ära seda ainsat nagu rõõmu, mis neil alles olnud selles naine on, et see on nahale hea vaata, ju siis tule on ju. Et nagu see no vaevalt keskmine pereisa mingit sellist asja teha saab. Võib-olla esimese lapse sünnist, võib-olla kord kvartalis. Jobi näink. Ma ei tea, keskmine pereisa kuskil kuradi
panipaigas paneb pihku keldris või panipaigas sahvris see nagu ma ise ei ole muidugi olnud abielus, aga Louis C.K. rääkis, et kui ta oli, tema terve asi ju see, et oli see pathetic loser, vaata, kes naine vihkas teda ja siis ta pidi nagu troll kuskil keldris pihku peksma. Nojah, tagasi vaadates peale seda, mis skandaalid tal olid, siis see oli nagu huvitav areng. Jaa. Talt nagu. Jaa. No, ei tea, kui palju seda nagu piti uskuda. Jaa. Ma ei tea, see CK oli ka huvitav, et tal mingid viimased, äkki kõige viimane special oli ka see, kus ta hakkas rääkima, et nagu, et et umbes see moodne põlvkond hästi nagu lumehelbekesed ja mis need tänapäeva mehed, need ei ole nagu mingid õiged mehed, mis on nagu päris naljakas, sest nagu terve tema karjäär, tema whole thing oli, et ma olen nagu pathetic loser, mingi peksan keldris üksi pihku, on ju, naine vihkab mind, naised vihkavad mind. Sa ei saa minna siis nagu seda karjääripööret teha. Aga saab tuleb välja. Saab poole esinema minna. No nüüd ta teeb ju Euroopa tuure kogu aeg. No loodetavasti tuleb siis Eestisse ka. Siin on rahval täiesti suva, mis ütleb nii. Siin on nagu see, et võta laval lihtsalt püksid maha. See üks praegu välja. Meil siin riigi sobi vaja. Aga Hiina meditsiin tuli mul sellega meelde veits. Et oli üks lugu, kus hiljuti üks Hiina naine oli, tal oli, mis oli seljavalu oli ja mis sa arvad, kuidas sina seljavalu vastu võitleksid? Seljavalu vastu? Hiina meditsiinis. Hiina meditsiinis? No siis ma pakuks tõenäoliselt, et ma ei tea, paned mingi hästi palju mingeid ogasid surud selga või? Mingid need nõelad on ju, võib-olla mõni kaan sinna külge. Ta oli loomadega seotud küll. Ta palus nõelravi. Lähedlastel konni koguda. Ja siis, kui ta sai 7 konna, siis ta sõi need elusalt ära. 7 elusalt konna. Ja niimoodi, et nagu 4 tükki hommikul ja 3 õhtul, sest valu ei olnud läinud. No, mis tal tuli, oli seljavalu kadus ära, aga kõhuvalu tuli. Pidi haiglasse minema. Töötab see. Aga lõpuks pidi ikka haiglasse minema. Mingi parasiidi, sai selle, mis see siis on, paelussi endale. Okei. Aga see on ka boonus. Aga see peab olema nagu, kus sa jõuad selleni, et 7 elusat konna. Ja miks elusat just? Nii palju küsimusi. Ja mul on ka palju nagu küsimusi. Aga kuidas see jobiga seotud on? Tead, see on see põhiline küsimus, jah. Ei, see oli see minu ajus, see Hiina meditsiin, see on see täiesti nagu, et nagu see jobi näol on ka, kõlab täpselt nagu keegi on see, et mingi vabandus, ei, see on nahale hea, on ju, ja siis ka, et söö see konn ära, see on su seljale hea. Ma mõtlesin, et see on äkki mingi, et ma ei tea, et jobistas nende konnade peale või midagi. Ja siis sõi ära või ma ei tea. See oli vanasti, kas see oli vist konnade peale pidi kusema? Nagu rasedusproov oli varajane vist. Ma ei mäleta, mis looma peale see oli, kas see oli minu meelest, see oli konnade peale, oli see, et kui sa kusesid teatud konnade peale, kui naine kuses, siis kui konn, ma mäleta, mis ta pidi tegema, mingi reaktsioon oli küll selline, et siis said aru, kas sa oled rase või mitte. Seda vist päris raske teha, ma eeldan. Ma tean, see oli Viljapõllul oli ka. Viljandis tehti veel eelmine aasta niimoodi. Enne kui see uus haigla valmis sai, pidime selliste lihtsamate vahenditega hakkama saama. Viljapõllu oma, seda ma tean, see oli kindlalt, et sa pidid siis rukki peale kusema. Ja siis, kui rukki läks paari päevaga hakkas õitsema, siis olid rase. Jah. Kõlab nagu see töötas päris nagu suure efektiivsusega. See oli tugev meetod, kuidas aru saada. Nii et põhimõtteliselt siis võiks nagu proovida tänapäeval ka. See töötaks samamoodi. Täiesti lihtsalt tasuta. See oli nagu päris asi, sest see oligi see, et see mingisugused, mis sul siis nagu hormonaalne muutus oli, eks ole, ja see, mis siis need hormoonid välja lased oma kehast, sellepärast, et sa lasta oota, see nagu mõjubki otseselt sellele viljale. Seal oli nagu see põhjus-tagajärg seos olema.
et selle pealt siis lihtsalt, nüüd on ta tehtud selleks testiks, mis on siis kemikaal, põhimõtteliselt samamoodi kemikaalidega näitab sul lihtsalt nagu lihtsamalt seda. Ega test maksab. Jah, viljapõllu. Kusemine on tasuta, kui sa elad viljapõllu lähedal. Mitte igal pool. Kusemine on niisugune, sest alles oli vist ju selles Oxfordis tehti üks, muidu oli see nagu avalik WC oli. Ja neil oli need olid ka vist maksu eest, on ju. Minu teadene avalikud WC oli maksu eest, üks tehti hotelliks ümber. Et nagu keegi tegi, see oli kuskil all, see on nagu maa alune põhimõtteliselt, natukene avalik WC oli, ja siis omanik, et seda ei kasutatud enam eriti. Ja siis tegi ta nagu luksushotelliks ühetoaliseks. Et sa võid nüüd avalikus WC-s magada. See on päris kallis ka vist. Kas sa läheks sinna magama? No ma peaks võib-olla nägema pilte enne. Olev, kas ta tegi mingit sisekujunduse muutust ka või ei ta on lihtsalt nagu tavaline vett siis ei, ta on ikka voodiga. See on ikka mingi täispuhutav madrats või tuleb kuskilt seinast kukku. Kõik peab olema vett külgama. Kerge survepesuliga puhtaks saab. Ma eeldan, et nad käisid äkki et mingi pesu käis üle ja viisid seinad üle võib-olla. No ma ei tea, uued plaadid või midagi. Keskmine see weekendi peopaik. Airbnb-sid oli suht palju ju. Weekend festivali ajal, sa tead, mis seal toimub pärast. No weekendi ajal jah, mingi telgikohad ka kellegi aias lihtsalt. Et tule oma telgiga, maksa meile tonn öö eest. See on päris rets. Mõjutus on jah. Euroopa nüüd tahab muuta seadustikku jälle selle lühiajaliste rentide asjus. Et seda inimestel majutusega on ju igal pool probleeme, et kohalikud elanikud siis elamispilda sellepärast enam investeeringuks. Et siis seda nagu vähendada. Jah, eks paljud kohad on vist teinud ka juba seda mingil määral, et no tõenäoliselt see on nagu positiivne. Ma arvan küll, jah, sest see on ikkagi see võiks nagu natukene hinda mõjutada, sest muidu sul ongi ju enamus mingi maja tuleb ja siis vaatad, kõik on külaliskorter. Maja on nagu täiesti tühi. Jah, keegi ei ela seal peaaegu. Võib-olla mingi üks inimene on terve koridori peale. Ja sellel inimesel on ka põrgulik elu, kujuta, et iga kord käib täiesti võõrad inimene, keda ei huvita, mis selle majaga ju saab ja mis seal toimub, on ju, et mõisaköis las lohiseb stiilis, on ju, et see ei ole nagu see, mis sa tahad. Aga kui sa nagu lähed ise, ma ei tea, ükskõik kuhu reisile, on ju, sa nagu võtaksid pigem Airbnb või mingi lihtsalt tavalise hotelli. Mul ei ole vahet. Mina olen see tüüp, kes ööbib näiteks 16 inimeste tubades ka. Nendes magalates täiesti normaalselt ja ma võtan, mis on lähedal ja odav. Minul ei ole magamisega probleeme. Mina olen sellest toas kõige suurem probleem. Ma olen igas toas kõige suurem probleem, on ju. I am the danger või mis see lause on? Seda ei karda, et keegi flipib ära kuskil mingi hetk. Stop it! I can't! I have not slept for 2 weeks! Mis iganes maalane see olla võiks. Sest võtab mingi machete välja. Shut up! Shut up! Ta võib üritada. Ma olen kuskil ülemises naris. Nad on tavaliselt lühemad hispaanlased. Kes ei ulatu machetega teisele korruse. Sa arvad, et hispaanlane ronida ei oska? Sellest seda väikest redelit tuleb. Machete on hambus. Ma saan sellega tegeleda selles situatsioonis. I have the high ground. See hispaanlane ja või Kambodža poiss. No see on tehniliselt, nad on nad siis nagu proovivad vallutada, vaata lossi. See on nagu mina olen suure lossi müüri peal oma seal narivoodi teisel korrusel ja tema on selle väikse sabotööri redeliga, on ju nagu.
need lähevad niigi peaaegu pooleks. See on nagu jah mingi. Mina ronisin üles ja sa näed, et nendes on see mõrad ka nendes redelipulkades juba sees. Need on nii õhukesed. Et ta astub sinna peale. Jah, see on nagu naljakas, kuidas sa terroriseerid põhimõtteliselt kõiki maailma rahvusi, vaata. Kõik need inimesed igaüks on eri kohast maailmas. Need erinevad aktsendid. What is that noise? Nad teevad oma ÜRO. The white devil is snoring again. It cannot be. We gotta deal with this lawbreaker. This is unacceptable. How am I supposed to get a good night's sleep? Kõik aktsendid. We have to take care of this once and for all. I am at my breaking point. Aga siis kujuta ette, nad saavad tiimi kokku. Kill the white devil. Lähevad. Ja siis see on see hetk, kus mina jään korra vait. Aga alumine, mu nari all, see kergelt norskab. Yeah. Nüüd arvad, see on tema. Hakivad selle tüübi nagu juppideks ära. Panevad ümber, peidavad ära, kõik on nagu, lõpuks saime. Minu all oli mingisugune kurt tüüp. Yeah. Ja siis järgmine õhtu jälle. Yeah. Klassikaline niuke. Ja niuke filmi selline, jah. Väga filmilik, vaata. Selline viimase hetke pääsemine, niuke süsee pööre. See väga, jah. Siin on mingi film. Siin on see film, jah. Aga siis see, et uuesti tuleb, nad ei tea, need arvad on hulluks läinud lihtsalt. Yeah. Keegi ei usu. I still keep hearing. I thought we killed him. Why is he still snoring? The only solution is to kill myself. I cannot go on this way. The snoring is in my head. Why are you snoring? Why are you snoring? Who is snoring? Aga see on mingi klassikaline sketš, kus iga kord, kui nad jäävad siis kuulama, on see, kus ma nagu kehitan külge või midagi, et ma ei norskagi tuua. Okei. Ja siis panevad pead, okei. Mingi erirõve. Ja siis lõpuks keegi lihtsalt nagu tapabki kõik ära. Aga see hetk, kui mina vetsu lähen. Olen selle vetsu ja see üks tüüp on nagu kuulebki peas seda, nagu ta läkski päriselt lolliks kätte. Jaa. Täielik veresaun. Ma olen seal punnitan, vaata, mida ma sõin. Ja siis kuulen keegi karjumist, kellegi on veel raske. Kellegi on veel raske, okei. Ju see oli siis see söök, mis siin oli. Full fight käib seal. Lähed tagasi tuppa, kõik on verine. See on nagu Taxi Driveri lõpus, kus politsei tuleb kohale. Robert De Niro on kõik maha lastnud ja ise on mingi verisena kuskil diivani peal. Sa vaatad mingi India tüüp. India tüüp on verisena kuskil. Voodi peal vedeleb, siis teeb ka seda. Täiesti viimsele piirile viidud. Siis ma näen lihtsalt norskane. Finally some peace. Ei, kõige parem on, see oleks parem lõpp isegi siis, kui ta ennast maha ei lase. Vaid ta on nagu, selle võitluse käigust ta sai vigastada, on ju. Ta sai, täiesti selle, ta roomas oma voodist, ta oli suremas on ilmselgelt. Ja siis mina lähen oma voodisse tagasi. Ei näe, ei saa aru, et veresaun, mis iganes pimedas, on ju. Ja ta on see, finally some peace. Ja mina. Aga ta on liiga nõrk ja midagi teha. Yes, ta on lihtsalt. Sureb see. Jah. See on mina hotellis. Siis sa saad bänni sealt. Järgmine päev lähen ära, ei jää midagi. Aga veresaun on, ei tea mina midagi. Ma arvasin, et see on peohotellis. Jah. Hotel lõbus. Magasin nagu beebi.
et jah, ma magan nendes. Selles mõttes, ma võin olla ka korteris, kui see on kuskil nagu mugava koha peal. Ja pigem magaks selles 16-ses. Sa ütlesid, et ma nagu võin olla, kui väga vaja on, eks ma võin korteris ka olla, aga kui ma saan ikka selle 37 ruumi 5-kordsete naridega, see on nagu perfekt. Ja muidugi ongi hea. Tead, palju ma sellest maksan? Mingisugune see tuba, mis sa kirjeldasid, mingi 4 euri öö. Kart on, et ma olen seal. Kui muidu need on mingi 18 või 20 euri isegi. On niisugune keskmine 16-10 inimest on ju. Bargain. Yeah. Ma olen seal, ma olen esimesena ilmselt üleval, pesen ennast viimasena magama. Olemas. Sa ise ei saaks magatud seal või? Mis sa arvad? Ma olen maganud nagu kunagi ammu. Ka mingi Londonis oli mingi ka, äkki oligi, mingi üle 10 tuba ikkagi. Ja aga nagu pärast seda, või selles suhtes ma olin ju kaitseväes, ma magasin mingi 8 kuud vaata ka mingis sellises. Ma ei tea palju, meid oli mingi 12 või midagi äkki toas ja jaotelkides ja niimoodi, aga nagu ma praegu enam ei, ma arvan, et saaks hakkama häda pärast, aga ma pigem ei tahaks, pigem maksaks natuke rohkem ja võib-olla mul on ka see, et ma võib-olla pigem isegi eelistan hotelli, sest Airbnb-st on ka nagu hästi cool ja selliseid, aga samas see on, tihti neil on see, et mine otsi see võti sealt lockboxist mingi kuskil, ma ei tea, ümber nurga, mingi puu juure küljes või mis iganes on ju. Ja siis see on Airbnb maja ja seal on mingi 50 lockboxi, vaata. Otsi sealt, et see on mingi nuss on ju, siis ma ei tea, mõnel on mingid kindlad, ma ei tea, mis iganes reeglid või asjad, et pese mingi pesu ära. Siis ta sureb ja see on sinu süü. Et lihtsalt hotelliga on nagu see, et siis lähed kohale ja iga kell, vaata. Et see ei ole see, et ma ei tea, et sa pead mingi kindlaks ajaks otseselt nagu väga jõudma või selle mingi tüübiga ise kokku saama. Lihtsalt see, et mine kohale, ole seal, koristatakse pärast ise ära, sa ei pea hakkama ise mingeid linasid pesumajja viima või mis iganes. Et jah, mul nagu meeldib see mugavus. Jah, ma olen nõus. On ka hea, et kui ma pean hotellis olema või hotellis, siis ma olen. Muidu ma olen hosteli mees. Vähe nõudlik. Sul võib-olla lihtsalt meeldib nagu inimestega tutvuda. Keegi räägi minuga seal. Ma olen liiga hirmus nendega. Või siis sulle meeldibki see, et sa nagu domineerid neid. Jah, pigem see. Sa domineerid seda tuba. Pigem see. I'm in charge now. I am the captain now. Siis sa vaatad seal India mehele otsa. Welcome to hell, boy. Põhimõtt. Vishnu won't save you now. Welcome to the rice fields, motherfucker. See on see elamus, mida mina tahan. Enne magama minekut. Check this shit out. Siis pöörad külje. Sest ma jään hetkega magama ka. See on mu võime, et ma nagu ma panen pea padjale ja nagu, et magama minema kogu aeg pea padjale ja norskan. Nagu aga see on nagu igas suhtes, kus ma olen elus olnud, on see, et ma pean ootama, kui naine magama jääb enne. Sest ma ei saa, ma pean nagu aktiivselt ja siis tavaliselt, kui ma mingi öö murdun, siis on see, et kuule, me vist ei sobi kokku. Pead teda droogima iga õhtul. Uneroot. Ei, ma teen süüa täna. Söö see burger lõpuni, leist nagu. Enne magama minekut. Väike kloroform. Väike see, ma teen lihtsalt see, öösel võtan kaisu nagu liiga tugevalt. Kus on see, väga. Head kullakene ja ise ka kõrv. See on see, raske on suhtes olnud. Võtad selle India mehega kaisu, see on ostelis nii.
Go to sleep. Ja ta alguses on täiega nagu, türa, mis asi see on? What are you doing? Ja siis hommikul on, thank you. It's the first time in 2 weeks where I got a good night sleep. Ta isegi ei kurda, miks tal trepist valus alla minna. Ei, jah. Aga rääkides asjades, Sandri tuuril on olnud nüüd. Sandri tuur hakkas pihta. Kes ei ole veel käinud, minge üle Eesti käib Sander õigus, 11 on süüdi. Igas kohtus www.huumoriklubi.ee saate igas kohtus. Igast kohtades, igas kohturuumis. See sobib, et 11 on süüdi. Igas kohtus. Kõigis 3 astmes või maakonna kohus, ringkonna, Euroopa inimõiguste kohus, kõik igal pool süüdi. Sander õigus süüdi, igal pool, 11. See läheb mingiks. Aga esimene show oli Pärnus ja siis ma pidin ühe mehe välja viskama enne, kui show algas. See oli nagu, see oli kõige esimene show. Kõlab nagu niuke, nagu üks Pärnu show olema peab. Jaa, see oli härrasmees, kes oli väga purjus. Nii et ta rääkis, et tal piletit ei leidnud üles e-maili järgi, siis otsin on ju. Aga ta ütleb mulle järjest nagu sama nime ja ma nagu, mis see on? Ma ei saanud nagu aru isegi enam tema keelest. Aga okei, lõpuks leidsin üles, tal oli pilet olemas. Lasin ta siis tuppa. Ta ütles ka, ma olen Sander õiguse isiklik sõber. Ma ei nagu, kõlab õigesti. Ilmselgelt see härra on. Ja siis ta sai sinna tuppa istuma ja siis kuskil 5 minti enne seda, kui see show pihta üldse hakkas, no rahvas veel tuli tuppa niimoodi. Juba karjub. No mis see, tooge Sander lavale. Üle selle ja ma nagu, okei, siin on probleem. Lähen tema juurde, vabandage ära, et te olete väga vali, et väga palju häälega, et kui te siin show ajal ka hakkate karjuma, et siis ilmselt peame teid võib-olla välja eskortima siit. Ja siis see tõusis püsti on ju ja siis tõusis püsti ja kukkus kohe ja nagu see koomiline see ette lihtsalt see klõnks vaata nagu rahvale peale ja siis oli aga ma siis lähen ära kus see uks on et ta nagu viskas ise et ta sai aru too hetk kui pikali kukkus enam tema argumendid olid läinud ta oli nagu ma siis vist lähen ja teil vist on õigus ja selles mõttes väga viisakas ja show alguseks oli kõik oli cool. Jah, see oli ilmselt kuulda ka, kuidas niimoodi läks välja uks kinni, siis kuidas auto läheb käima. Kõnks. See oli nagu suvetuuril ka mingi, mis iganes Mattiase sugulane, ma ei tea, ta isa või kes iganes. Orbsil, kes tuli teda vaatama täiesti täis, sõitis peaaegu food trucki sisse. Parkis keset lihtsalt, ma ei tea, muruplatsi. Tuli kohale riffis, on ju. Oli siga vittus. Vaata, see paar esinejat ära. Ja siis enne, kui Mattias peale läks, sõitis ära. Jah. Mattias oli kogu aeg nii stressis ka, vaata selle tüübi pärast. Ja siis ta ei vaadanud isegi temas, et tuikus lihtsalt välja, mõmises midagi, siis autorooli. Vormsi! Te tegite seal Pärnus seal nooruse majas, jah? Ma arvan, et Udol oli hea meel. See on siis selle koha juhataja on ju omanik või lõpuboss. Et ta oli kindlasti hea meel, et te olite seal, et ma arvan, et vajadusel ta oleks nagu selle mehega ka nagu asju teinud, et niimoodi kott pähe tagant ja siis tõmmanud. Või selle, mis iganes see nöör on, vaata, millega kägistatakse. Karott on. Ja karotting lihtsalt niimoodi ja siis tõmbab seda tüüpi mööda seda vahekäiku. See on see, kuidas mina tahaksin inimesi välja visata. Et sa saad selle esimese hoiatuse kätte, vabandage härra, ja see on nagu kõik üliviisakas, vaata. Ja siis teine kord, kui see ja lihtsalt välja ja ma vabandage. Jah. Udo karrotib teda nüüd, lohistab välja ja siis sa juba ootad seal mingi kurika või mingi asja.
või siis te koos peksate jalaga nagu mingi Goodfellas. Stomp. Ja siis läheme järgmise järgi. Yeah. Mingi hetk selle peaks ära tegema ilmselt. Siis läheb nagu sõnaliikvele. Ja, et vahel ei ole. Ütlen, et publikud on nagu väga ebaviisakaks läinud tõesti kohad. See on see, mida, aga nüüd ma nendel showdel mingit distsipliini ei ole, kurat. Olen hakanud ütlema seda, sest meil on olnud tegelikult tuuridel päris palju seda juba, kus on nagu ei saada formaadist aru võib-olla osad ei saa. Ja ma ütlen ka kohe selle ära, et kuulge, mina kui õhtujuhi ajal, et minu ajal võite, kui teil on mingid asjad vaja välja karjuge minu ajal ära, aga laske soojendusinijatel ja Sandril nagu oma asja teha, et ärge neile vahele karjuge, et seal lihtsalt naerge, tehke aplause. Et öelda, et kui tahate... Siia ma olen töödanud. Karjuge mulle vahele, kui tahate lõuga saada. Ki peaks selliselt tukiga lavale minema. Vaata, et sul on mingi mantel või jakk ja siis vahepeal lihtsalt näitab korda seda. Te võite mulle vahele hüüda. Yeah, if you're feeling lucky. Kui te tahate kuuli püüda. See oleks võib-olla päris cool. Ma ei tea, kui legaalne see on. Relva luba teha ära, jah. Aga kui see on mängurelv, siis... True, siis on etenduse osa. Jah. Jah, muidugi. See Nerf gun. See oleks isegi nalja, nagu sellega saad lasta. Väike see Nerf see tuleb. Silma kellelegi. Ma olen otse nibustu saanud, see ei ole hea. Siiamaani see juhtus mingi 6 aega tagasi. Mul on siiamaani nibu kõva. Siin peaks võib-olla arsti juurde minema. See on Viagral või selle on öeldud, et kui üle 4 tunniga on kõva, siis pöörduge arsti poole. Sellega on jah, muidu tuleb kangreen. Ja nibu kangreeni ei ole veel. Ma ei tea, äkki on juba. Peavad ära lõikama, siis sa pead saama mingi organidoonorilt uue. Kas see asendusnibu on? Vana, siis ma ei saa enam kunagi Iirimaa kuningaks. Miks? Sa läksid õnge, väga hea. Sellepärast vanasti Iirimaa erinevatel kuningatel oli see, et sa näitasid, et sa kuningas on nagu kõige võimsam sellega, et sa kuninga nibu imesid. Ja kui seal 2 kuningat võitlesid, siis kaotaja kuningal lõigati nibud maha tavaliselt, siis ta ei saanud enam kunagi kuningaks. See oli minu väike... See on nagu päris ajalugu. Jaa. See on see, milleni ma tahtsin jõuda, see väike nibulugu. Liigume siit edasi kuhugi suunas. Võib-olla on hea, et Inglismaa nad vallutas. Nad läksid seal üksinda seal oma saare peal suht veidraks kätte tõndu. Ja kui nad oleks saanud edasi oma seda nibu imemist teha, siis kuhu nad jõudnud. Võib-olla see oli hea, et britid tõid veits kultuuri ja sellist. Nii et sa ütled, et suur ikaldus oli võib-olla nagu kasulik. No, ütleme, sorteeris need perverdid välja sealt genofondist. Jah, perverst on seal kuidagi seksuaalne. Võib-olla see on hullem isegi. Aga jah, vaata, seal osad surid ära, on ju, perverdigeenid nagu kadusid ära, siis osad läksid Ameerikasse, on ju. Alles jäi see nagu normaalsem osa. No kuigi suur osa ameeriklasi ütleb, et nad on iirlased. Sest neil mingi 4 põlve, 8 põlve tagasi olid. Jaa. Geenid. Jah, eks neid on nagu, mis või nagu inimesi, kellel ilmselt mingi iiri esivanem on, et neid on võib tõesti nagu päris palju olla, et tõenäoliselt nagu palju rohkem kui nagu Iirimaal iirlasi on. Jah, seda küll jah, sest see on loogiline. Jaa, aga jah.
enamik ameeriklasi vist või nagu valgeid ameeriklasi tõenäoliselt on nagu suuremat osat Saksa päritolu üldsegi. Itaalia on ka suur osa vist. Itaalia on päris suur jah, aga noh, kui sa mõtled nagu, et siis tavainimene, noh, võib-olla arvaks, et kui sa ütled, et noh, et kust nagu pärit on, et siis enam pakuks võib-olla mingi Inglismaa või midagi, sealt oli ka, aga tegelikult nagu Saksa, noh, see Saksa nagu kultuur ja keel oli tegelikult päris nagu suur osa ikkagi Ameerikast, et vahepeal vist kunagi nagu ammu oli isegi nagu, noh, selline nagu debatt või nagu, et mis see ametlik keel peaks olema, et saksa keel oli ka nagu üks potentsiaalne. Et jah, aga jah, sest Saksamaalt, Inglismaalt, sealt tulid nagu mingi parem need immigrandid, et siis jah, mingi 19. sajandi lõpus siis tuli nagu Itaaliast hästi palju 20. sajandi alguses. Jah, ja osa oli Prantsusmaa ka, sest seal on teatud osariigid, kes on rohkem nagu Prantsuse mõju. Jaa, see Louisiana ja kõik see. Pennsylvania vist ka. Jaa, võib-olla jah. Aga see on huvitav ka, et vaata itaallased ja iirlast mõlemad katoliku usku. Ehk siis nagu neil on vist nagu, noh, nüüdseks ajaks nagu päris palju sellist segunemist toimunud, mis on ka nagu väga huvitav kombinatsioon iseenesest. Jah, tegelikult küll, sest muidu Euroopas nad on piisavalt kaugel, nad seguneks üldse. Jaa, et aga jah, et see on väga niisugune Ameerikale omane ja nagu kohati nagu väga-väga kenasid inimesi on sellest kombinatsioonist tulnud. Saame. Ja seal üks rahvus, kelle ma veel mainin, on hollandlased. Puhtalt sellepärast, et näiteks, aga see on ka kindlad osad, noh, nemad ju müüsid neid Manhattani vaatama. Et see on jah siukene, nagu noh, see oli ka see aeg, kui hollandlased nad läksid kõikjal, et oli paar hollandlased, see oli huvitav, mis hollandlased võtsid endale, oli Manhattani saar ja siis Lõuna-Aafrika Vabariik. Ja need olid nende kaks nagu seda ala on. Jah, see New York oli ju New Amsterdam kunagi. Huvitav, eestlased jah, millal uus Pärnu tuleb? Uus Pärnu, uus Tartu, uus Tallinn. Vana Pärnu on olemas juba. Vana Pärnu on. On tavalise Pärnu sees. No tehniliselt siis see teine pool on uus Pärnu. Sest kui mingi asi on Vana Pärnu, siis see tähendab, et midagi on uus Pärnu. Jah, me oleme hiljaks jäänud nagu. Meil pole enam koloniseerida midagi. Mingid planeedid tulevad. Eesti kosmonaudid lähevad oma laevaga välja. Marsil, miks mitte koloonia. Jah. Väli Tallinn. Ma arvan, et Eesti kosmoseprogrammi jääks võib-olla nagu rahastuse taha. Miks meil on tehnoloogia olemas küll? Mis me saatsime selle mingi S-Cube'i või asja? Ma ei tea, see ju algas. Noh. Ma arvan, et mingi, noh, see on niisugune väike mingi, mis iganes kuubik on ju, et ma arvan, et mingid 100 kilost tarmot saata Marsil nõuab veits rohkem investeeringut. No võib-olla võtame kellegi natuke väiksema. Saadame mõned alatoidetud eestlased lihtsalt. Siis saab 2 tükki, 2 50 kilos. Saadame nad lihtsalt... 2 mingi, jah. Saadame lapsed! Kuule, mõtle, mitu last sa saad korraga Marsile saata ühe 100 kilose toivu asemel. No, mingisugune 6-7 last umbes. Ma ei tea, palju lapsed kaaluvad, aga... Need, kes koolis piisavalt hästi ei õpi, need saadetakse. Tegelikult me peaks just hästi õppivad saatma, et nad ellu ka jääksid, aga noh, see reis Marsile on pikk on ilmselt, kui ma pakun, et me ei tee mingit otse, ma arvan, see on see gravitatsiooni, peate seda nagu slingshottima on ju ümber planeetide, vaata, nagu planeetide gravitatsiooni ära. Paar aastat sõidavad selleks ajaks, kui nad sinna jõuavad, on puberteet juba, saavadki planeedile, on juba teismelised, hakkavad juba seal, ehitavad maja, nad võib legaalselt tööle panna, on ju, ehitavad oma majad valmis, hakkavad vaikselt juba järglasi tootma, on ju, teevad uued generatsioonid peale, saavad selle linna teha, on ju, siis me saadame lapsi juurde kogu aeg.
ma arvan, et ei ole probleemi. Ma Sa näed mõnda moraalset või legaalset probleemi või? ma arvan, et neil peaks ikkagi mingi niuke vanem niuke täiskasvanu ka olema, kes igaks juhuks vaata. Arvad, et läheb mingi kärbeste jumalaks või? Ma ei tea. Ma arvan, et me võiks igaks juhuks Venno saata sinna ka. Nagu distsipliini hoidma. Yeah. Ei, aga see kõlab kohutava mõttena ju. Sa saadad ühe pedofiili. Saadame Venno Henno sinna. Sellepärast, et... Ja see ei ole keegi mingi isik, see on uus inimene, Venno Henno. Aga kui sa saadad ühe pedofiili nagu sinna, see on nagu... See on talle tegelikult ei ole, sest selleks ajaks nad ei ole enam lapsed. Sa peaksid eraldi raketiga saatma, vaata. Ja siis seal ei ole ühtegi last, selleks tema jaoks täpselt õige. No ma ei tea, ma ei ole nagu, see teaduse värk läheb veits üle minu mõistuse piiride võib-olla. Ma pidin alles hiljuti seletama, kuidas üks sõber läheb Ameerikasse, nagu küll Lõuna-Ameerikasse, aga siis, et ta oli see, et ta sai selle vooluadapteri kaasa uue, aga seal on ju tegelikult teistsugune vooluvõrk ka. Kui sa mõtled, siis meil on Eestis Euroopas on 220 volti tavalised asjad, kuni 240 tooted, aga seal on 110. Meil on alalisvool, neil on vahelduv vool seal Ameerika mandrile, siis nüüd äkitselt kohe tuleb välja, et ma tekitasin Facebooki grupis paanikat. Kõik, kes kellega koos reisib, on nagu, mis mõttes, kas ma ei saa ka oma laadijat kasutada või niimoodi? Tuleb välja, sa saad. Eest enamus Euroopa asjadel on 100 kuni 240 volti on kirjas, nagu ta töötab mõlemas. Aga Ameerika asjad tihti peale nagu Euroopas ei tööta. Nad töötavad aga liiga hästi. Siis kujuta ette, sa tuled oma 110-voldise elektroonikaga lükkad 220-voldisesse võrku, nagu asi plahvatab sul lihtsalt. Et siis peavad olema muundurid vahel tavaliselt. Niisugused voltide muutjad. Aga jah, nagu selle kontseptsiooni, ja siis tuli huvitav küsimus, et okei, kas on 110 volti 220 asemel, et kas see laeb siis poole aeglasemalt. Siis ma hakkasin ampritest rääkima ja siis mul kästi vait olla. See Facebooki grupis või? Ei, see oli nagu Messengeris. Okay. Group chat. Yeah. Carl has been eliminated from the chat. See oli ma olen võib-olla seda isegi vist podcasti rääkinud, aga see on milleks huvitav, sest meil on alalisvool, aga seal on siis vahelduv vool. Vahelduv vool on sellepärast, et Thomas Edison siis nõudis, et see oli, kuna see oli nagu tema leiutis rohkem see vahelduv vool, et siis tema töötas selle vastu, et kõik alalisvoolu peale, siis Westinghouse oli see, kes oli alalisvoolu poolt ja siis iroonilisel kombel küll vahelduv vooluga, aga Edison oli siis see, kes leiutas elektritooli. Või nagu, kas ta leiutas elektritooli või? Ta propageeris selle kasutust ja hukkas ühe elevandi sellega, et näidata, et see on elekter on ohtlik. Siis ütles selle, et see on Westinghouse imine. Okay. Tegi varajast propagandat. Tundus nagu veits asshole. Oli küll, Edison oli väga suur asshole. Ei tea, kas see elevant oli midagi teinud ka? Oli ta süüdi mõistetud milleski? Ta mõisteti süüdi hooldajate tapmises. Jah. Ilmselgelt olid sitad hooldajad, piinasid elevanti. Elevant enda kaitseks astus välja ja siis hukati elektriga. Tore USA lugu. Ja see oli tollel teatriajastul, oli palju seda. Jaa. Nii et midagi sellist rõõmsat kõigi. Vaata, mul on siin uudis. Vahvaid loomalugud. Üks asi tuli veel loomalugudest, me rääkisime geenidest enne, et asjad. Tead, et see oli vist Brasiilias on sääsefarm, mis siis toodab, see oli mingi nädalas või ma ei tea, mingi 300 000 sääske. Kõlab nagu crazy asi, mida teha, aga põhjus, mis on see, et see on selle dengue või denge palaviku vastu.
mida seal sääsed muidu edasi kannavad, aga nad teevad nagu sellest vabrikus põhimõtteliselt farmist toodavat sääski ja seal on nad geneetiliselt siis muundatud niimoodi, et see dengue fever ei kandu edasi. Et see on, ja nüüd nende järglastel on ka, et põhimõtteliselt nad panevadki hästi palju neid sääski sellise geeniga, siis nüüd lasevad loodusesse, et siis need paljuneksid tavasääskedega ja siis see haigus peaks välja surema. Siuke huvitav viis, mis paneb. Super. See on ju imeline näide sellest, mida nagu moodne teadus võib korda saata meie elukvaliteedi parandamisel. Ilmselt see mõte, et sul on kuskil maja, kus on 300 000 sääske. On natukene nagu läheb valesse tuppa, sul on perses. Nagu otseses mõttes sul on sääsed perses sees ilmselt. Aga haigeks ei jää. Haigeks ei jää. Lihtsalt sääse kuplest. Verd pole enam. Ma ei tea, kui 300 000 sääske korraga imeks sult. Kas sa... Tõmbavad tühjaks, ma arvan küll nagu kõrrest lihtsalt. Lihtsalt nagu kõik sisse ja kõik ära lihtsalt ja mis iganes. Jobi ka välja. Jõuame episoodi algusse taga. Üks sääsk on lihtsalt, ei olnud enam ruumi kuskil verd imed. Jobi imema. See on nagu süüa. Sääse jaoks mõeldan nagu süüa mingit, ma ei tea, kartulikrõpsu ainult. Et ma ei tea, võib-olla maitse on isegi okei, aga sa ei saa midagi kasulikku sealt. Ainult mingit soole. Ja, mingit kõhutäidet natuke, aga tühi maiss nagu selles. Aga minu peas on see, kuna kartul on tegelikult nagu väga kasulik. Kui sa mõtled selle, kui palju seal vitamiini asju sees on, ta on ikkagi juurvili, on ju. Et sa saad, vaata sellepärast inimesed väga paljuski ju läbi ajaloo ongi ainult kartuli peal ära elanud. Et sa saad tegelikult, seal on väga palju erinevaid vitamiine sees, sa saad kasulikud asjad selles mõttes, et ma ütlen, et selles mõttes tervislik, et me tihti peale lihtsalt töötleme seda ebatervislikult. Et kui sa panedki mingi 4 korda peab õlist läbi käima ja rasva ja soola peale, on ju, et that's on us. Meie teeme kartuliga seda. Kartul ise on nagu tore toode väike, niisugune mõnus. Et sa saad ilmselt midagi kasulikku sealt kartulikrõpsust kätte, aga sees on see nii palju õli ja asju juba, et see võtab kõik selle välja, et su keha kulutab rohkem selle tõsi, õli hävituseks. Et ilmselt jah, et nagu see tehe ei ole tasakaalus või? Aga see on crazy, väga inimlik asi, et sa leiad, et kuule, see on ju super hea, asi meile kasulik, kasvatame, kerge kasvatada, hoiab meid elus, mis me teeme? Vaatame, kui ebatervislikuks me saame sellega minna. Nii igast asjadega, inimesed teevad, ma ei tea, brokolis ka krõpse ja ma ei tea, mida asja saad nagu. Ma ei tea, kas peaks. Kuidas kõige parem on mingi lillkapsas on ju, või brokkoli, kui on hästi palju võid, praed, teed nagu hautad niimoodi, et ta on juba võist kollaseks läinud. See ongi või lihtsalt. Võikapsas. Kui sa vaatad enamus restoranid ja nagu toitu on, mis on põhiline asi, mis kuhugi toidu sisse läheb, ongi või. Nagu suur osa toidu, miks restorani toidud hästi maitsevad on või. Ütlevad nagu lollilt palju võid. See on nii hea. Ma ei tea, kuidas me inimestel oleme jõudnud sinna, et või on see kõige parem asi. Ma arvan, evolutsioon ilmselt viis meid sinna punkti. Ma tahaks praegu minna koju, praadida, mul on head leiba, praeksin korra ära ja siis pane nagu ohtralt võid peale, väike singiviil, ja tegelikult ma paneks veel võile natuke soola ka peale, sest see annab veel eriti maitset juurde ja siis väike singiviiluke või juustukene peale. Ja ma just sõin enne seda episoodi ja võist rääkimine ajas mul nagu neelud käima. Võib-olla lihtsalt hammustada otse. Otse ta ei ole. Või kavakat. Vaat see ongi see veider, et niisama ta ei ole, ta on millegi muuga. Olema natukene.
kuigi kui ta on hästi vahustatud, siis isegi või on nagu niisama ka, aga ta läheb siis, ta see tekstuur suus ei ole jah, see õige siis. See oleks nagu midagi vaja sinna jah, nagu. Ma ei tea, kui ütleme, või on ikkagi lehmapiimast on ju. Aga huvitav, kas kõige parem või oleks tehtud inimese piimast. Kuna see on see, mida me oleme ka loodud nagu ise jooma. Huvitav, kui keegi tooks sellise toote turule. Või ma praegu mõtlen, kas inimpiimast saab võid või? Kas meil ei ole liiga madala rasvaprotsendiga äkki? Ma ei tea, võib-olla saab lisada. Ma tean, et jäätist on tehtud rinnapiimast küll. Yeah, see oli kunagi müügis isegi. Mitte küll Eestis, aga välismaal. Ma mõtlesingi just, et kas see oli see mingi Premia või kes see oli? See oli vist välismaal. Väike Tom rinnapiimaga. See oleks, ma arvan, kes iganes tooks sellise asja, see oleks hitt. See pidi olema päris hea. Ma olen kuulnud, et ma maitseks ära küll. Ma ütlen ausalt, ma maitseks ära. Aga mis pidi olema hea või haiges hea on jaki oma. See on hästi rasvane, on see jaki piim. Ma tean, et teed juuakse sellega, et pannakse seda võid, sest ta on praktiliselt siukene, et sa lüpsad võid välja. Nii rasvane. Ta läheb kergesti nagu. Jah. See oli hiljuti, ma ei mäleta, mis koomik see oli, aga kellelgi oli pitt ka sellest, et kuidas nagu või avastati. Kuidas see nagu jõuan, et see on üks kõige parimaid asju, mis sa Henrik Norman. Ei, see oli üks välismaa koomik, kes seda tegi. Äkki oli see Pierre Novilju, kes iganes käis hiljuti Eestis ka. Ja siis, aga lihtsalt see, et kuidas sa nagu, sa saad selle piima, okei, see jääb sinna, siis ma saan aru, siis see rasv tõuseb pinnale, okei, sellest ma saan ka aru, on ju sellest poole. Aga nagu et kas keegi oli, et nagu, okei, see rasv on midagi võiks, nüüd sa pead turnima seda ju. Sa pead nagu vahule veel rohkem ajama ja seda nagu tegema ja kõik. Kuidas sa sinna jõudsid? Aga see on paljude asjadega niimoodi. Hästi palju toite, retsepte ja kõik asju on see, et nagu sa vaatad neid kõiki nagu samme, mis seal vaja teha on. Et nagu kui palju ebaõnnestumist seal vaja oli, et lõpuks jõuda sinna. Mingi, aga jah, kui palju raisatud, kui palju mehi suri selle retsepti täiustamisel. Mingi foie gras on ju, kus on see, kus on hanemaksapasteed, kus sa toidad seni kuni hane kuni talle see maks üle aja põhimõtteliselt on ju. Yeah. Ja siis, kes see mis protsessi käigus sa lõpuks olid, nagu siis sul on see hani on seal nagu surnuna, maks ajab välja, sa nagu kuule päris hea. Yeah. Kuule, hakkamegi hanesid toitma. Très bien. Aga. Hakkame nüüd linde piinama. Nämm oli. Avec c'est français, c'est le gus, le français prolongé, le stick, c'est chevet de esophagus. On a pumpe de France livrée au français de grande explosion. Oh, ja, grande explosion. Sacre bleu. Sacre bleu. Et France, c'est de smerer en de croissants. Baguette. Aga jaa. Et nad tegelesid selliste täiesti mõttetute asjadega, on ju. Ja siis pole ime, et Saksamaa neist üle sõitis, vaata. Lihtsalt nagu... Ja see, kui ma arvan. Millega sa tegeled nagu? Äkki nagu mehita mõni tank või midagi? See on nagu ei, ma toidan hanesid praegu. Vaatan. Samal ajal, kui sa mingid kuradi toruhanele kurku ajad, siis selja taga Hitler on juba kohal. Ei, ma olen praegu me proovime praegu vaadata, kas nagu hanedest neerudest ka midagi saab, et Philipp siin joob praegu erinevate hanede kust. Ja tead, mis ta ei tunne ennast väga hästi.
ta ei saa praegu tanki tulla. Ei, no, minu peas oli nagu see, kui mõtled, aga see on see, mida inimesed tegid enne, kui neil oli televisioon ja internet ja korralik meelelahutus. Sul oli lihtsalt nagu päeva vaja sisustada. Nagu, aga lükkame Hanele torukurku. Vaatame, mis saab. No. Haned on vist suht kurjad linnud. Või nad võivad suht agressiivsed olla. Võib-olla nad vihastas välja kellegi. Ega sa hane nokka oled kunagi näinud seest või? See ei... Hammastega. See on nagu, see on nightmare fuel. Googleldage praegu hane nokka. Halloweeni ajaks on õige. See on jah. Krets asi. Hani on selline, keda zoofiilid ei julge ka puutuda. Ta ei lähe Hanele suhu andma. Ei, see on see, et... Rebib kõik. See on nagu see film Hekseldab ära su. See Vagina Dentata oli vist see kunagi see film või midagi sukest. Yeah. See oli film, õudusfilm sellest, kui see oli mingi naine, kellel oligi nagu vagina, kes sõi peeniseid. See oli nagu hammast. Väga vahva. See oli minu meelest see sõna. See on päris... Kas see oli Eesti film? Ei, see oli välismaa film ja minu meelest see on päris vist see päris meditsiinilise situatsiooni ka inspireeritud, sest vagina dentata. Minu meelest on see, et sul võivad vastavad siuksed asjad sinna tekkida. See näeb välja nagu oleks, aga need ei ole. Yeah. Aga seal ta oli nagu sentient vagina. Et ta nagu sõi nimelt neid ära. Ja naine nagu ei tahtnud isegi seksida väga, aga nagu vagina sundis. Ma ei mäleta täpselt see plotti, see kõlab kreisilt, aga see oli kreisi film ka, ma mäletan, ma nägin seda. Kuskil ma olin täis kellegi juures. See siis Itaalia film. Ei, see on ladinakeelne see nagu nimetus nagu sellele situatsioonile. Mul ei ole praegu netit seda guugeldada. Soovitan, guugeldage üles või siis guugeldage filmi. Vagina eat penis with teeth. Movie. French. See oli vist prantsuse film. See on niuke kõlab jah nagu niuke kunstiline film. Ja see on nagu teismelised või nagu noored inimesed oli ikka kõik. See oli jah huvitav asi. Väga võib-olla näeb kuskil kinolevis ka seda. Vahepeal näidatakse selliseid vanu filme. Peakski uurima, tegema seda kommentaari selle filmile peale. Aga muuseas rääkides meditsiinist, siis oli hiljuti Itaalias oli üks mees, kui me siin Itaalias räägime, kes oli 50 aastat mängis, et ta on pime. Saada riigilt toetust. Ja ainus põhjus, miks ta kätte saadi, oli sellepärast, et riigid tegi nagu pistelise kontrolli. Ja siis avastasid, et ta nagu uuris täpselt turu peal nagu asju, mis ta ostis. Selle järgi olid nagu, sa ei ole pime. Ja mis siis juhtus? Ta pidi tagasi maksma kõik? Mingi 70 oli ju siis hea skämm. Ta oli hea nagu 20-selt tööl-õnnetus juhtus, siis nagu selle siis ütles, et ma ei näe nüüd. Täiesti 100% pimena. Nägi küll. Mängis välja. Nii et siis nad lihtsalt maksid talle edasi seda toetust. Vist toetuse võtsid ära. Ma pakun, aga nagu see, et... Teades Itaalia bürokraatiat siis. Võtab mingi 10 aastat, et see mingi info kuhugi kohale jõuaks, nii et tõenäoliselt ta saab ikka neid tšekke iga kuu. Ta oli mingi miljoneid saanud juba sellest. Päris hea skämm selles mõttes. Jah. Selles suhtes nagu see on isegi tore uudis, sest vaatad, et riik ikkagi hoolitseb inimeste eest. Et sa ikkagi saad seda. Kui vaja on, siis sa saad mingit sellist toetust. Siis üks uudis oli veel, kus üks preester või isegi kardinal pidi varakult, Peruu kardinal pidi varakult ameti maha panema. Sest ta oli samal ajal salasuhtes 17 erineva naisega. 50-aastane. See oli ja siis jah.
et avastati sellepärast sai kätte, et kogemata oma koristajale saatis pildid ja videod, mis olid mõeldud ühele armukesele. Ja siis koristaja saatis otse Vatikanile edasi. Otse paavstile. Oligi otse põhimõtteliselt, jah. Ja mis see video peal oli? No, see ei olnud öeldud, aga ma eeldan, et midagi pornograafilist. Midagi, mida sa ei arva, et nagu kardinal saadab oma koristajale. Vaata, siin on väike püha munn. Rõhk sõnal väike. Ta saatis paavstile. Teadsid, et kardinal on nii väike munn. Ta peab küll ameti maha panema. Jah, mikropeenis. Jumalat ei ole olemas. See on see, mis ta lõpuks murdis. Ja siis ka paavst jäi haigeks ja suri. Ei, suht hiljuti suri. Oli küll, ja see oli sellega seatud kindlasti. Väike Peruu munn. Ta oli Dios mio. Murdis ta usu ja tema. Võib-olla ta lihtsalt ise pani ameti maha, sest teil ei olnud lihtsalt aega nende armukeste kõrvalt teha kardinali tööd. 17 naist tundub päris, ütleme, Google kalender ikka täis. Ja, see on selle arvestatav summa. Kuidas see 17, kardinal, kas sa liigud nii palju siis linnast linna ringi või? Yeah. Kui sa oled kardinal ka, see on see, et kui see on sinu kirik, kui sul tuleb äkki see 17, need naised tulevad ju koos kohale. Mõtle see logistika läbi ja sa oled kõigiga, okei, võib-olla kui sa see, et ei tohi, et ainult siis, kui mina ütlen, et võime nagu kokku saada, okei, siis see võib-olla kuidagi oleks, aga muidu on see, et sul on see 17 on kõik järjekorras peale seda jumalateenistust, on ju, et teevad väikse musu. Kellegi on, ei veider ei olnud üldse. Kas sinul ka preester pani keele kurku? Või see on lihtsalt nagu käis asjaga juures? Ma ei tea, võib-olla mõndadel naistele väga meeldib see preestri, see mis iganes vibe, esteetika. Ma nägin seda pilti ka, ta oli fuckboy. Oli, jah? Ja. 50-aastane fuckboy. Isegi 50-aastaselt. Ta oli päikseprillid ees ja nagu cool looking motherfucker. Tahaks ka näha seda pilti. Ma vist ei saa sulle praegu näidata, aga ma pärast saan. Kas sa ei seivindki seda nii? Mul niisama ei ole seda pilti. Screenshoti või midagi. Jah. Ta nimi oli, kas siin on kirjas ka või? Ciro Quispe Lopez. Wow. Ta ütles, et tumedad käed on proovinud tema mainet kahjustada. Tumedad käed. Dark hands. Okay. Võib-olla sellest tähendab, et ta nagu ei diskrimineeri. Et vahet pole, kas valged käed, tumedad käed, lahti võib igaüks lüüa. Muidugi ka mina showdel. Ka mina ei diskrimineeri, kõik võivad mul lahti. Aga isegi see Pärnu mees. Tead, temaga oleks pigem see, et ma oleks kartnud oma riista tervise pärast. Ma arvan, et ta ei oleks nagu õrn on. Mõtle, kui ta oleks tooge riist lavale. Pane mul suhu. Ostsin pileti, mis show'd ei saagi. Rahvas, pean enne veitsad min värki, et kui keegi teist tahab lahti lüüa, siis minul kui hostil võib. Soojendusesineja ja Sander, palun, ärge tulge käppima. Nii et kui tahate praegu lahti lüüa, tehke praegu ära.
ja siis see tüüp tõuseb püsti ja kukub kohe. Ja siis roomab kohale. Ma katsun. Näita munni. Kurat küll. Ta on nii täis. Miks sul 2 tükki on? Mingi veider oled või? Kumba munni ma imema pean? Ma imen ühte teist on lahti. Ma ei saa ühte suu. Eks ma lähen siis ära. Kus uks on? Kurat küll, kus see munn on? Miks arvad, et ma selle jaoks ostsin pileti ja jõin ennast maani täis ja istusin autorooli ja sõitsin 65 kilomeetrit, et tulla siia show'le ja mitte munni imeda. Ma tulin siia, et õlut juua ja munni imeda. Õlu on otsas. Õlu on minu sees. Ja kui mul on munn imetud, siis ma vällin veel õlut ja istun autorooli. Rahvad on ülisegaduses, see on mingi laval 10 minutit juba toimunud, vaata. Elagu huumor. Ma lähen sõidan nüüd. Kas see on show osa või mis toimub? Ma tegelikult olen üldsegi Raplast. Ma tahtsin täna Pärnusse tulla. Ma olen täis peaga hea sõita. Siis võtab, anna mikrofon korra. Suured munnid, väiksed munnid. Ma tulin vaatama, et kas siin suuri munne ka on. Muidu olen mina Raplalina kõige suurem munn. Ja ma ütlen teile, meil on seal tihere. Me läheme show'ga Raplasse. Yeah. Teist ma lasen selle episoodi vist pärast seda. Yeah. Kuigi eile, oli vist eile või üleeile oli Tartu show'l oli ka mingi Rapla rahvas ja siis ma natukene alguses situn Rapla peale. Yeah. Ja siis nad olid nagu häiritud, aga siis ma ju pidin ainult double down ima. Nojah, muidugi. Nad ise tulid ka ju. Ise nad ei tahtnud ka Raplas olla. Täpselt. Nii et... Õigustatud. Jah. Rap LA. Jah. Nagu öeldakse. Räpased. Rapla räpased. Ropud. Rüblikud. Nüüd nad on lapsed millegi pärast. Rüüpasid. Roojast rummi. Illegaal. Rüblika minu meelest on päris vanuse termin. Nagu mingist vanusest. Ja, võib-olla. Kuskil jah, mingi nõukaaegsetes nendes. Ja mingi 2-4 umbes või midagi. Rüblika. Rüblika. Retsidivist. Rabarübliku lasteaed oli kunagi olemas, ma mäletan. Okei. Sest... Kõlab nagu nad lihtsalt lükkasid lapsed rappa. Sõrvaid. Jah, mingi mängige seal. See oli seal Pääskülas, kus käisin koolis Pääsküla gümnaasiumis. Ja siis see oli Vikerkaare peatus, bussipeatus ja üks peatus enne oli Raba peatus. Ja seal lähedal oli, ja siis oli... Kuidas seal siiamaani ole? Rabarübliku. Ma arvan küll, jah. Lapsed peab ikka ju lasteaias peab käima. Jaa. Rabarüblikud sinu rajoonis. Ole ettevaatlik. Rabarüblik on ohtlik, kui lähenete talle agressiivselt. Jah. Kõigepealt, kui te oma prügikasti ei sule, siis rabarüblikud võivad tulla ja tuhnida teie prügis. See kõlab nagu mingisugune veider eestitnatud sõna pesukarust. Yeah, tegelikult. Rabarüblikud. Kui rabarüblik on neid hammustanud, minge kiiresti arsti juurde, sest nad võivad kanda sinule ohtlikke haigusi.
mingi laps on käega ma ei tea. Kuna rabarüblikutel on ka pöidlad, siis oskavad avada mitmeid luuke ja pakendeid ja miks mitte Tinu telefonis möllata. Oledki juba Robloxis kogu rahast ilma jäänud. See on kõige suurem hirm. Ma avastasin, et Eestis saad isegi Robloxis mingi kaarte osta, kui sul rahakaardid. Circle K on müügis. Okei. Ma ei tea, mis sellest saad. Aga midagi. Mul näidati Robloxis mingi suur teema, nüüd on mingi Italian brain rot, kus ongi mingisugune krokodillo ja siuksed tegelased nagu ongi lihtsalt nagu Itaalia pärast tanud nagu nimed ja siis AI on kõik kunsti teinud ja mingid asjad ja näeb kohutav välja, aga popp. Jah, ja see on suunatud siis ilmselt ka mingitele lastele. Mina tean lihtsalt, sest mulle näidati seda. Mitte laste poolt ühe. Minust vanema härra poolt. Tema nimi on Tim Reedi. Me mängisime Magic the Gathering kaarti, sest ma olen massiivne nohik. Ja siis tal oli kaasas üks pakk neid, et ta tahtis teha seda, et nagu naljana, et ta võitis selle ühe kaardi sealt ja siis paneb nagu vahele, nagu, et kuna mul on mingi siuke kaart, et mis see teeb, vaata. Kas saab aru, et midagi on valesti? See ei olnud see, et ta mingi sidus su kinni või midagi, sundis sind vaatama. Clockwork Orange, silmad lahti. Silmad lahti. No, I can't take anymore. Italian brain rot. See Skibidi toilet või mis iganes, see oli ka ju mingi, kes selle tegi, mingi Gruusia mees või? Ma isegi ei tea täpselt, aga ma tean, et ta oli suur asi oli. Sest tehti mänguasjad ja värgid, kui ma käisin Comic-Conil Leedus näiteks, siis seal oli poes, oli nagu serve sein, oli Skibidi toilet mingi tooteid ja asju täis. Ma ei tea, Skibidi. See on ilmselt see, et kui laps näeb seda, siis kuskil ta mingi hakkab nutma ja karjuma, et sa pead ostma mulle, siis vanemad on nagu sellises lõksus põhimõtteliselt, mis sa teed, pead ju ostma. Ja väike Skibidi. Ja laps röögib ju mingi selili põrandal, ulub, nutab, situb püksi, kui sa ei osta talle seda. Selleks ongi väike kägistab magama ja ma ei tea, keset poodi või? Kõik mõistaksid, kui sa oled kus, lähme autost tagasi. Võib-olla. Järgi proovima kuskil Selveris või Maxi Marketis. Võõra lapsel. Seda ma ei soovitaks võib-olla, see oleks jah veider. No aga kui endal ei ole last, kui sa teed siis? Siis ei saa last kägistada. Ikka mingi võõra. Siis sa ei oma seda last siis. See ongi see lapse omamise võlu, sa võid seda kägistada, kui ta ei tohi oma lapsi kägistada. Siin ka legaalselt tahaks mainida, et ei tohi oma last kägistada. Ja paljudel on võib-olla Simpsonitest see mulje jäänud, et tohib, aga vist otseselt ei tohi. Ei tohi, jah. Tegelikult. Sa nagu tehniliselt, see ongi see, et sa ei oma seda last, sa nagu vastutad tema eest lihtsalt. Niisugune legaalne hall ala. Kunagi olid mingid reklaamid ka, mingid ära löö last, karu näeb või midagi sellist. Jaa. Tea, kas see aitas ka? Ma ei tea, aga üks karu on väga traumeeritud. Kas mingi isa oli nagu, kurad isa, fuck, türa äkki karu vaatab. Ja ongi, ja siis näeb, kuidas ongi heki tagant on mingi karu vaatab. Nagu joppas mul. Ja kui palju siis seda laste löömist oli, et oli vaja seda kampaaniat? Päris palju oli. Kõik said ikka üle tahi. Väike plaks pepu peale. Jah, see oli mingi 90ndate lõpp ilmselt. Teised ajad. Mina sain neid üks kord vanemate alkohoolik isad igal pool. Ja see oli asja eest ka. See oli see, et nagu ma toppisin näppe kogu aeg, proovisin elektripistikusse toppida. Ja siis nagu see oli see, et mitu korda sa vaata viisakalt ütled, mis sa teed, nagu kuni nagu päästad elu põhimõtteliselt. No ei teadnud mida muud teha. Ma olin nii väike ka, et ma ei mäleta seda lööki. No võib-olla oleks pidanud sutsaka ära saama. Siis oleks õppinud.
see poiss õpib. Las ta õpib, jah. Yeah. Põhjus ja tagajärg või mis iganes. No see oli, tol hetkel veel oli siukene vana logur, see Nõmme maja ka. See oli pistiku lähedal, sul oli juba juuksed püsti. Olid juba elektri mõjualas, vaata, et noh, sa paned see näpu sinna pistiku lähedal ja tuleb see bzzzt sulle vastu juba. Et see ei oleks nagu hästi lõppenud. Surprise, motherfucker. Ei ole vajagi mingit kahvlit või nuga, et mingi toppida, see tuleb välja ise. Oli kummes siuke. Meet me somewhere. Meet me in the middle. Meet me halfway. Ja, Malcolm in the middle oli electricity in the middle. Shazam, motherfucker, shazam. Elekter tuleb välja, tõmbab su sinna pistikusse, siis nagu mingi filmi see, et viib lapse kuhugi maagilisse maailma. Sa oled mingi elektroman või midagi. Elektroman. Ma olen elektrit saanud paar korda küll. Yeah. Ja nagu pistikutes või nagu lülitites, kus on see, et noh, ma lükkan selle sisse, siis nagu ei saa kätte. Nagu noh, lihased kõik on selle siis, ja ma olen saanud kõlarites seda, sest äike on sisse löönud samal ajal. Panin nagu kättpidi kõlari juhtmõttes. Yeah, Jesus. Aga noh, tead, see ongi väike, panebki noh, vist teisiti elama. Jah, võib-olla tõmbaski mingi südame rütmi korda äkki. No ei, ma arvan, et see oli küll ja ma arvan, see oli kasulik pigem. Korra väike restartsüsteemile tead. Yeah. Kas sa mäletad mingi kooli ajal, võtta vahepeal osadel olid mingid nagu, ma ei tea, mingid klikkerid või asjad, kas niuke must asi, nagu mingi must niuke ristkülik, kes seal oli niuke nagu juhtme ots, siis sa vajutad ja sealt tuleb see, sai nagu sutsu. Yeah. Et nagu mis asjad need üldse olid? Need olid, see oli see vana klounide asi, et kus sa on nagu tere kätt vaata, siis saad nagu särtsu. See oli nagu siuke original prank nii-öelda. Okay. Prank, mis on selles mõttes, et kui pränki teha, see ei ole nagu kõige hull, noh, see on nagu fine. See on okei, see on on ju. Otseselt see ei tee sulle, ei jäta mingit märki ega asja, saad selle korras ehmatuse kätte lihtsalt. Ei ole see mingi tüüp just läks vangi selle eest, et Prantsusmaal tema pränk oli see, et tühja süstlaga inimesi tänaval suvaliselt nagu, ma panin sulle nüüd mingit asja. Okay. Inimesed full traumas lihtsalt. Kodust välja enam ei julge minna. Lõis nagu süstla sisse neile. Ja nagu pani väikse sükse, tühja süstlaga nagu. Jesus. Hea pränk. Tambi ära see tüüp. Ta on vangis. Nüüd ta vist läks, jah. Nüüd pannakse talle üks väikest süstal. Saab duši all taha. Parem oleks. Ja siis enne tulemist ta tõmbab välja, ütleb just a prank, bro. Ja siis ta on nagu, okei. Siis on fine. Kuskil on kaamerad ka või? Ma ei saa kunagi aru neist inimest, kes selle prängi asjaga nagu kaasa lähevad. Neile tehakse seda pränki. Just a prank, smile. Yeah. Nagu ma löön edasi sind. Yeah. Keegi peab õpetama ju. Yeah. Ma mõtlen ka, vaata see klouni mingi trikk, et annad kätte, siis saad sutsu, aga ma mõtlen ka, et kindlasti keegi publikus on äkki mingi tüüp, vaata, kes on mingi, mida vittu, tõmbabki lõuga ära lihtsalt. Jah. Nagu no klouniga on veits teine, kui ta on selles, sa oled selles situatsioonis, on ju, aga jah, võib-olla küll. No, aga kui sa ikka saad selle šoki, türa, paukuma, löön seal nina nahku sul. Ja mina olen ka selle mingi süstlaga tüüp on ju, sa oled juba mind ära süstinud nagu karta on, et ma proovin teha kõik, mis võimalik, et sind neutraliseerida. Ja kui sa ütled mulle, et see on prank, ma ei usalda seda. Ma olen nagu, et sa ju süstisid mind. Ma taon kuni enam ei liiguta. Kuidas keegi seda tal ei teinud, on see, mida ma aru ei saa. Ja vahepeal, kui tehti nüüd mingi pranks in the hood või mis iganes, see ongi lihtsalt see, et sa lähed nagu, ma ei tea, mölised inimestega või mingi, ma ei tea, sülitad nendele peale enam vähem ja siis saad kohe lõuga.
muidugi, loogiline ju. Nad teatud ühiskonna reeglid, sa just võtsid ennast ühiskonnast välja. Üks oli mingi, kus tüüp läks mingi tüüp seisis kuskil tänava nurga peal, siis see prankster läks talle juurde ja astus mingi, ma ei mäleta, mis ta ütles, aga what's up, you mingi ugly ass, bitch ass, motherfucker, ja siis nagu kohe, mingi murdosa sekundiga klõnks lõuga pikali maha. Õige. Kõik lihtsalt contenti jaoks. Ma see, et ta selle ülesse pani. Yeah. On nagu see kõige haigem. Sellest nagu interact. Kui sa juba lõuga saad, siis sa võiks vähemalt mingid $1 sealt ka saada selle eest. No jah, okei, seda küll. Ütled, et ma ei tea, 200 000 vaatamist ikka saab. Midagi tilgub sealt. Seda küll, no see saaks jah, selles mõttes see on contentina, see on miljoneid vaatamisi. Mingid niisugused prankid olid ka, kus keegi läheb nagu vetsu ja see on Ameerikas, vaata Ameerika vetsud on need, et seal nagu ei ole väga palju seda eraldatust, et sealt alt on mingi suur osa mingi seina on eemaldatud ja pealt nagu sa näed inimese mingi kukalt enam-vähem ja need uksed ei lähe ka korralikult kinni, sa näed sealt vahest, kuidas mingi tüüp situb, et need kõik on hästi nagu avatud seal, exposed. Siis kuidas tüüp läheb vetsu ja siis kõrval kabiinis on ka tüüp ja siis ta mängib lihtsalt mingid helisid umbes, mingi kõhulahtisuse helisid või midagi. Niimoodi, ja siis samal ajal, kui mingist pudelist või asjast laseb nagu pruuni vedelikku sealt selle nagu seina alt sinna teise kabiini. Ja siis niimoodi teise tüübi jalgad ette, siis mingi what the fuck, bro? Siis mingi, ma ei tea, teeb nii, et võtab mingi vetsupaberiga, siis nagu pühib kõik selle vedela pasa nii-öelda kokku ja siis viskab ka sinna teise kabiini. Okei, see on juba. Siis on nagu, what I thrown in here, man? What the fuck? Väga chillilt. Või siis viskab üle kabiini. Okei, see on veel, jah. Vist mõnikord viskab selle tüübi mingi, ma ei tea, tossu vastu selle. Mis tegelikult ei ole sitt, aga näeb välja nagu sitt. Mõnikord on nii, et see teise kabiini tüüp nagu, tal saab kõrini, siis tõuseb püsti, tuleb välja ja siis lööb selle esimese kabiini ukse, siis tuleb hakkab loogiline. Et nagu jah. Ma saan nagu see, kui sul välja voolab, see on nagu, et okei, inimesel nagu juhtuski halvasti, aga nüüd kui sa viskad neid asju nagu disregardid, see on nagu that's on you, man. See on nagu nii labane ja nii lapsik huumor, aga ma ei saa eitada, et see on naljakas. Kui see toimub. Istub seal kõrval kabiinis, teeb meelega ja siis laseb mingi sellist häält ja siis samal ajal pritsib selle vedeliku. See on isegi nagu, selles mõttes nagu, kui sa sünkroonis seda teha, on juba ka oma ette raske. Usutavalt teha seda. Et see on nagu, see on päris lahe tegelikult, et vaata, inimesed on nõus ennast panema sinna olukorda meie meelelahutuse jaoks. Jah, aga need inimesed, kelle peal seda teeb, nagu ei ole kuhugi nõusolekut andnud. Ja see on nagu see, et okei, ma saan aru, et sa endale teed kahju, aga nüüd sa teed midagi, et meil on tore, aga teistel on halb. Vaata, sellepärast Ameerika ongi niisugune imede maa. Seal inimesed on edu nimel nõus tegema kõiki asju. Igast asju, jah. Ja loovad neid trende, mida siis ülejäänud maailm järgib. A cultural beacon. Pean mina nagu vetsus kartma. No õnneks Eestis tihti vetsud on ju nii, et see on täiesti kinnine ruum. Et meil väga palju ei ole selliseid nagu täis Ameerika tüüpi. Käisin näiteks, ma käisin Jim Jeffrist vaatamas hiljuti just Tallinnas oli ja Alexale, siis seal on nagu, seal oli pissuaarid meeste WC-s niimoodi, et seal oli nagu
pissuaar, seinavahe, pissuaar, seinavahe, aga siis nurga peal olid nagu 2 pissuaari olid nagu niimoodi koos, nagu, et te nagu, noh, kui 2 inimest seal kõrvuti oleks nad kannid koos ja seina vahel ei olnud. Nagu... või siis nad seisavad mõlemad kaugemal ja kusevad nagu risti. Või siis see oli nagu väga vanadele meestele. Siis mingist hetkest sul on see, et üks juga läheb 2. Sa oled seal nagu 2 keskel ja lased nagu 2 potti korraga. See oli see saekaatri õnnetus 74. Sellest ajast saati kusen 2 joaga. Ja mul on olnud seda, kus ma vahepeal nagu hommikul ärkad üles ja sul see veel rullub lahti ja siis tulebki, mõnikord on 3 juga ka olnud ja ükski pott ei lähe. Ma saan nagu poti ümber ja sellepärast ma saan aru, miks see palun istuge on ju palju meedena, sest nüüd ma pean vetsu pesema. Täpselt. Ma kunesin kõikjale mujale kui potti nagu 2 joaga ka täpselt, et ta läheb täpselt, sa ei saa isegi, et üks läheb pihta, aga ei mõlemad lähevad üks ühele teine teisel pool potti. Super! Tahtsingi põrandale kusta. Kohe päev rikutud. Täpselt. Ma pean hakkama siin seda küürima. Täiesti võtsis. Sellepärast hommikul on noored, seda juhtus vahepeal noorena ka tegelikult. Ma ei tea, millest täpselt on mingi nahk ees või ma ei tea, kuse see on. Tõmba nahk võimalikult taha. Just in case. Ja mõnikord läheb nagu suundades, mis nagu ka ei tohiks nagu võimalikud olla. Füüsikaseaduste järgi. Miks ta nagu spinnib ots mul? Miks mul nagu sprinkler käib see, kui sa oled näinud need õues, mis see irrigatsioonisprinklerid, miks mul see nagu riista ees? See peaks võimalikki olema praegu. Kunagi, kui ma ei mäleta, mis klassis ma olin, aga ma ei tea, peale kooli mingi niisama käisime mingi sõpradega ringi, tegelesime mingi vandalismi ja asjadega. Ja siis läksime, kõigil tuli kusehäda, läksime mingi, ma ei tea, mis garaaži seina äärde kusema, mingi 3 kesti ja siis mul ka vaata nagu juga läks nagu ootamatult nagu paremale poole, ma ei osanud ette arvata, kusesin sõbra mingi tossu ja püksis äärel. Just a prank, bro. Just a prank. Oleks ma filminud, siis oleks okei. Ja siis ei olnud veel nutitelefone kahjuks. Õnneks. Ma arvan, et see on pigem hea. Sest meie generatsioon oli viimane suhtkoht, kes sai nagu rahulikult selle casual vandalismiga tegeleda. Igast lollustega ilma, et probleem oleks olnud või siis. Sest tol ajal need mis iganes kaameraga telefonid, nende see resolutsioon ei olnud kõige parem, ütleme nii, et sa ei tuvastanud ära, kes see on. Videot järgi vaadata, mis see on mingi kuradi Kasimir Malevitši maal. Siin on ju ainult kuradi mingid ruudud. Väga hea refereet. See ju suprematism. Sa saad aru, et me läksime alguses mingi kes mul lahti lööks jobi sellest Kasimiri maalide või nagu referentsi pea. Aga tõsi, sest sellepärast oli see CSI Miami's ja mis iganes oli see meemise enhance. Sest see oligi, kõik oligi nagu see kvaliteet, mida see oli nii sitlis. Neil oli maagiline see, kus nad nägid isegi nägusid nende videote peal. Ja seal oli päris insane, jah, kus mingis osas oli see, et nad nagu, kellestki oli pilt tehtud vahetult enne surma ja siis nad tegidki, et nad enhance'is selle tüübi silma munasse ja siis sealt peegeldusest nägid mingi tapja näo ära. Crazy. See on crazy, jah. Aga nagu tol ajal, kui ma vaatasin seda, ma olin, päris kõva. Politsil on hea tehnoloogia. Täiesti välja mõeldud. Cool. Zoom enhance. Vaatan korra, mis kell hakkabki vaikselt saama sinnapoole. Ühe loo veel räägin, mis uudis, mis mul oli, et avastati üks konnaliik, kelle kohta öeldakse nüüd Wolverine konn.
oskad arvata, miks? Mis oli Wolverine'i põhiline see superkangelase võime? Tal olid need mingid ogad tulid välja. Ja see Gon suudab ka oma enda varbaluud ära murda ja nendest nagu siis ogad teha. See on tema kaitsemehhanism. Päris crazy asi, mida teha. Jaa. Sest jah, Wolverine oli ka see, et ta ise tegi ja siis ta tulid nagu see, tema luud tulid nagu välja. Ja siis ta lihtsalt nagu healinguga sai tagasi. Ma ei kas sellel Gonnal nagu ei ole seda healing faktorit. Ja siis tal on luud murdud, sest ta ei saa hüpata ju enam või saab. Ta vist saab ja siis ta saab oma tagajalgadega mingi lüüa nagu kass. Ma ei tea, ma ei ole näinud seda. Ma tean, et see Gon on karvane. Jaa. Kus see leiti kuskilt mingi Tšernobõli sellest exclusion zone'ist. See oli mul isegi siin, see oli mul... Fukushima lähedalt vetest. Ma isegi ei tea, siin ei ole seda kirjas. See kõlab väga huvitavalt. Karvane Gon. Jaa, Gon näeb selline välja sul näita. Ta on nagu külgede peal. Ta on külgede pealt, jah, väga huvitav. Need on mõeldud, see on tegelikult, see ei ole päris karv, see on nagu naharibad, mis näevad välja nagu karvad ja selle eesmärk on siis see, et ta saaks rohkem hapnikku. Et see need tõmbavad siis läbi selle nagu naha rohkem hapnikku endasse. Okay. Huvitav väike värk, jah. Jaa. Aga päris karm, ma ei tea, kas ma endal nagu oleks, sa loed uudisest ka vahepeal mingid mägironijad ja kooparonijad, pidin oma käe küljes saagima, et pääseda. Jaa. Aga nagu ma pigem sureks. Jaa. Ma pigem võtan surma kui see, et ma nüsisin sest see on see üks, kus see mingi tüüp jäi kinni, käsi oli kinni ja siis tal ainus oli väike sekk, mis oli selline, oligi see taskunuga, kui sa mõttes kõige väiksem taskunuga, sellega siis oma enda käe tõmbas nagu otsa, nagu see mingi 12 tundi või palju ta nüsis seda, nagu, sa oled ju sulle ju meeldis, järelikult sa oled ju sekko. Jaa, sellest tehti ju see film on ju. Jaa. See James Franco oli. Jaa. Päris crazy. Ma meeldis, et seal filmis oli see, et enne kui ta mingi käe otsast nüsis, siis ta pani pihku ka veel enne. Ta oli mingi, et midagi mõnusat ka veel enne seda, mis mind ees ootab. Tal oli mingi videokaamera oli kaasa võetud, et filmib, vaata, et käib seal mägi ronimas, on ju. Ja siis ta käis mingite teiste matkajate, mingi tšikkidega sattus kokku ja siis käisid ujumas mingi, siis ta filmis veits neid mingi kuradi bikiinides või midagi. Seda vaatas. Ja siis pärast pani selle käima ja siis pani pihku. Ja siis lõikas käima. Need suudavad igas olukorras. Yeah. Any situation. Üks käsi on vaba. Ja täpselt. Et ainult kogu aeg sellele mõtletegi või? Ainult tahab, jah. Muuseas, me oleme kogu aeg valmis. Ma olen showdele ka valmis, lihtsalt ütlen. Aga alati valmis. Tulge lööge. Kas või laval. Nüüd iga kord, kui keegi lavale jookseb, ma eeldan, et see on sellepärast, et tahab lahti lüüa. See juba võtad teed lukul. Mingi tüüp tahab ega molli anda, aga ma võtan lukku lahti. Tead, unustada situatsiooni juhtus praegu. Sul peaks need trukkidega püksid olema nagu parti või tõmbadki ära ja siis oled juba valmis. Juba munni kõva. Sest see töötab, jah. Vaata nendel pränkidel ka, mis me rääkisime enne, kus need tüübid vahepeal tegid seda ka, et läksidki kuhugi huudi nagu tüli norima. Ja siis peaaegu läkski kakluseks ja siis ta nagu võttis püksid maha. Ja siis alati need mingid geto-tüübid on, oh, this is some gay shit. Ja siis jooksid ise ära. Et see on nagu hea taktika võib-olla. No see on vana ütlus, et jah, et ära löömi, mul läheb muidu kõvaks. Vana Võru, vana sõna. Vana Võru, ma seda isegi välja ütlen. Aga jah, on meil mingit promoda midagi, no Sandri tuur on ju. That's about it praegu. Cool. Ega mul ka rohkem mingeid asju väga ei ole praegu, millest rääkida, mida öelda.
kuulake Külapoodi. Jab. Kohtume juba järgmine nädal. Ja nagu Külapoe müüja on vaikselt saatuse õunad kõik aja moosiks teinud. Nõnda ongi tänane episood läbi saanud. Mina olin Karl-Lari Varma ja minuga siin stuudios nagu ikka Arto Asperg. Head aega. Tšau.